väga ilus. Eestis on väga palju maju ja loodust. Siin on lahked inimesed. Eestimaa on väikene ja ilus, aga väga vana. Mulle meeldib Eesti, sest siin ei ole mürgiseid kalu ega suuri maavärinaid. Eestis on ilusad majad ning metsa on ka palju. Mulle meeldib Eestis elada, sest siin on külma kui ka sooja. Eestis on tore elada. Eestis on hea, sest ta hoolitseb inimeste eest. Eesti on rõõmus, ilus ja imeline. Eestlane pole tavaline, eestlane on eriline. Eestis on rahulik elada. Eesti on lahke, kui kuskil on sõda. Eestis on hea elada, kuna tunnen siin end turvaliselt. Ma soovin, et eestlased elaksid sama kaua kui Eestimaa. Ma ei sooviks siial Eestist lahkuda, sest siin on mu sõbrad, kodu ja palju teisi minu jaoks tähtsaid inimesi. Eesti on minu kodumaa. Eesti on meie kõige armsam ja kallim maa. Meie Eesti on kõige tähtsam riik. Eesti on tark maa. Eestis on tore elada. Siin on toredad inimesed. Eestis on 4 aastaaega, mida igal pool ei ole. Need iseloomustavad meie maad. Meie kaunis maa. Me armastame Eestit. See on parim maa. Vaimukas Eesti, kus on vahvus ja lootus, rõõmus kodumaa. Meie tore maa. Meie Eestimaa on hea, väga kaunis maa. Eestimaal on hea, sigatsema siin ei pea, muda vähe ju. Lapsel oli presidendile kingitus. See on üllatus. Sandwich ise hegeldasid. Kuidas meil siia tulid sopid ka sisse? Mulle väga meeldivad sopid. Panen selle malju suur taha. Ajalehtedes, raadios, televisioonis ja internetis juttu millestki muust kui ainult presidendi mütsist. Kõik asjatundjad peale ühe ainsa leidsid üksmeelselt, et müts on kohutav ja presidendi peas täielik katastroof. Tahaks nii väga külmkapis ringi jalutada ja teisi riiuleid vaadata. Liiguvad ringi need veinid. Ohtlik, väga ohtlik. Kes need niisugused on? Nad on lumivalged nagu kummitused ja 100 korda surjemad kui jääkarud. Appi, nad on siis päriselt olemas. Täiesti paljad. Miks teil selline valge asi seljas on? Seljas on soe ja pehme. Gregor. Laura sa
lahti Eestimaad. Vaatasime avalisilmi iga saart. Piidlasime pliiatsiga Maarjamaad. Mis on siis 105 aasta jooksul saanud? Millised käed meid hoiavad? Kas ligimese kõrval ka võõrad toidavad? Millistele jalgadele toetume? On nad tugevad ja jõuavad meid kanda? Joonistame nad nooreks ja toekaks, et me rahvast väekaks loetaks. Kas meie kõrvad kuulevad hästi või edastavad vaid teateid, mis kästi? Joonistame üksnes kuuljad kõrvad, need, mil südamest otse kasvavad urvad. Öeldakse, et süda meil on ju Paides. Kas mujal meil südant ei ole? Mujal Eestimaale verd ei tule. Joonistame nii, et tuleb. Meie teame, et tuleb. Süda peab olema kõikjal siin maal, et kogu me organism töötada saaks. Eestimaa kopsudesse jõuab puhas õhk. Sedaviisi on veel enam-vähem korras meie vererõhk. Joonistame nii, et meie maa anatoomia peegeldub igas me kõugus. Joonistame nii, et me süda on rahurütmilises tõusus. Südamesse kriitseldame jõu ja vaikuse pulsid, et silmad näeksid ja hoiaksid kursil. Silmad teeme nii avali, kui saame. Vaatame nii pikalt ette ja taha, kui näeme. Joonistame silmside sisse ja välja. Vaatame kõik otse lõhki ja läbi. Aitab, unustame häbi. Olgu, joonistame aju ka, mis meil mõistust varjata. Mõelgem siis peaga, kuid tunnetagem kogu anatoomiaga. Eks sealt on siis tee meile lahti kogu maailma merele. Kas leidub seal kuskil üks sadam me viimsele verele? Nii vaikseks kõik on jäänud, su ümber ja su sees. Mis oli, see on läinud, mis tuleb alles eest. Ma vaatan kõigi nende inimeste ja asjade peale ja unustan ennast vaatama. Loodus on huvitav asi. Talle nagu ei läheks see üldse korda, mida meie temast arvame kõigi inimeste peale, pimedate ja nägijate peale. See kõik on juba nagu olnud, muidugi praegu pole mul lapsepõld, aga kellegi on see lapsepõld, keegi on praegu laps. Igal hommikul avan silmad ja võin öelda, milline imeline maa! Ei lõika keegi läbi meie juuri. Tean, kes ma olen, kui mäletan, kes ma olin.
Et kui Läänemere-äärsed looduslikud tingimused oleksid olnud veidi teistsugused, oleksid Kalevala hõimud paratamatult varem või hiljem kokku solanud viikingite või idaslaavi rahvastega. Kuidas erinevad hõimud võivad koos elada, ilma et mõni neist saavutaks ülemäära suurt mõjuvõimu. See on ühtlasi mudel, kuidas erinevad uskumuste süsteemid suudavad ilma suurema konfliktita koos eksisteerida. Nii on see muistne Kaleva Ürgsaar suutnud enam-vähem edukalt lahendada 3 vastuolu, mis maailma rahvaid kõige enam on hukutanud. Rahvuskonflikt, usukonflikt ja lahkheli looduse ja tsivilisatsiooni vahel. Inimesed teavad ise, et nad on mu inimesed, minu inspiratsioon. Just inimesed on need, kes loovad homse, milles elame. Ma võtan asju, nagu on. Ma märkan pahupooles helget ja tean, mis õnnest puudu on.
Oma küll kõik teavad seda. Asja ei ole vaja teada. See on võimalik. Ma olen aga mänginud. Oi, keemiat ei tea. Ei nimelt ole. Ma olen kinni. Ei tõusu. Mis telefon sul on, et sul kõik õige on? Miks ma vastan nii palju, aga mind ei ole nii palju üldse? Juhu!